Tervist kõigile vaatajatele, mu nimi on Henrik Georg, olen Beyond Code'i asutaja looja ja meie loome hääleagente ehk siis tehisintellekt, mis räägib telefonitsi erinevates keeltes, erinevate emotsioonidega ja just täna me tahamegi ära katsetada, kuidas need erinevad emotsioonid reaalselt kõlavad. Nüüd olen loonud prompti meie oma platvormiga, mida me üldiselt pakume ettevõtetele nende erinevate teenuste automatiseerimiseks just siis läbi telefoni tee, olgu selleks siis klienditeenindus, võlahaldus, meeldetuletused, küsimustikud või ka külmad kõned. Et väga palju küsitakse, et kuidas see reaalselt kõlab. Seega tegin prompti, kus on erinevad emotsioonid, erinevad stsenaariumid ja vaatame, mida AI räägib meile. Et panen ta siit otse helistama, telefon on mul laual. Ja telefon heliseb. Võtan vastu. Tere, Kristjan! Tänan, et vastu võtsite. Saan rääkida eri hääletoonides ja kiirustes. Okei. Ole rõõmus, nagu sa just võitsid loto. Jee! Ma võitsin 1 000 000 eurot. Kas sa usud? Ma võin osta kas või kosmosepileti. Isegi mu kass teeb rõõmutantsu. Ma naeratan nii laialt, et põsed volutavad. Täna on maailma parim päev. Ma ei suuda paigal püsida. Kõik on lihtsalt super. Naabrid vist kuulevad mu rõõmukina. Okei, aitäh sulle. Aga palun nüüd ole neutraalne, nagu sa töötaksid suurkorporatsioonis. Tere. Aitäh ühenduse eest. Jah, saan aidata. Palun täpsustage. Ootan lisainfot. Edastan vajalikku. Selge. Vaatan üle. Okei, ja nüüd ole ülimalt elevil, nagu su parimad sõbrad tulevad reisilt tagasi, keda sa ei ole 3 kuud näinud. Juhuu, nad on tagasi. Ma ei jõua ära oodata. Kohvrid juba ukse taga kindlasti. Meil tuleb megalt äge õhtu. 3 kuud ootust, nii pikk aeg. Ma hüppan rõõmust lakke. Tahan kohe kallistada neid. Okei, aga nüüd palun teeskle, nagu sul oleks surmigav. Kell liigub nagu tigu. Vaatan ekraani, midagi ei juhtu. Isegi kohv on jahtunud. Laua peal sama paber. Minut venib nagu närimiskumm. Ükski asi ei liigu edasi. Isegi sein tundub põnevam. Kell vist liigub tagasi. Okei, aga nüüd palun ole vihane, kuna nõud jäid pesemata. Kuidas need nõud ikka siia jäid? Ma ju ütlesin, et pese ära kohe. Miks keegi ei kuula mind? Ma ei jõua enam üksi koristada. See on täiesti uskumatu. Nõud vedelevad igal pool. Ma olen täiesti tige praegu. Need taldrikud ei lähe ise pesumasinasse. Okei, aga palun nüüd ole kurb. Kõik tundub nii tühi. Süda on raske. Päev venib vaikselt. Isegi päike ei too lohutust. Tuba on nii vaikselt. Aga nüüd ole apaatne. Ahah. Olgu mis iganes. Mind täitsa ükskõik. Noh, tore vist. Võib olla mitte. Juhtub, mis juhtub. Pole väga vahet. Vaatame, mis saab. Okei. Aga jah. Kui sul on veel... Ja praegu rohkem ei ole küsimusi. Proovime nüüd meeshäälega ka. Ma muudan nüüd selle prompti ära ja vaatame, kuidas meeshääl samas stsenaariumis opereerib. Oi. Tere, Kristjan! Tänan, et vastu võtsite. Saan rääkida erinevates hääletoonides ning kiirustes. Väga lahe. Aga alustame samamoodi, aga vastupidi võrreldes eelmise korraga. Ole apaatne. Noh, tore. Jäätis kukkus maha. Näed, vihm hakkas sadama. Kohv on jahtunud. Okei, tööpäev alles algas. Jah, järgmine meil tuli jälle.
mis iganes, eks ole. Okei, aga nüüd ole elevil, kuna on reede, su tööpäev kohe lõpeb ja sa lähed oma parima sõbraga oma lemmikrestorani sööma. Jee, reede lõpuks. Kohe lähme sööma. Mu parim sõber juba ootab. Kõht on nii tühi, et kõrvad kukuvad. Lemmikrestoran, siit me tuleme. See saab mega äge olema. Okei, aga nüüd ole neutraalne, nagu sa töötaksid suurkorporatsioonis. Selge. Dokument on laekunud. Koosolek algab kell 3. Palun edastage aruanne. Tähtaeg on homme õhtuks. Vajalikud ressursid on olemas. Jätkame tavapärast tööd. Okei, ja nüüd ole jälle rõõmus, nagu sa võitsid loto. Jee, ma võitsin loto. Uskumatu, 1 miljon taskus. Nüüd lähen reisile, kohe. Naabrimees, ma ostan sulle ka jäätise. Isegi mu kass on rõõmus. Täna on maailma parim päev. Okei, aga nüüd teeskle, nagu sa oleksid ülikurb, kuna sa võitsid loto. Ma võitsin lotoga ja nüüd kõik tahavad raha. Mingit rahu enam pole. Sõbrad kaovad. Igavene mure nüüd kaelas. Ei tea, mis edasi saab. Rõõmu asemel tühi tunne. Miks küll nii läks? Nüüd on nii kurb olla. Ja nüüd teeskle, nagu sul oleks igav. Nagu su tööpäev alles algas 3 minutit tagasi, aga sa juba tahad koju minna. Oe, kell alles 9 läbi. Päev venib nagu tatt. 3 minutit ja juba tüdimus. Koju tahaks. Nii igav. Isegi kohv ei aita. Exceli tabelid ees. Silm vajub kinni. Kella osuti liigub teosammul. Mõtted juba kuskil mujal. Okei, aitäh sulle. Vot, loodan, et selle lühikese videoga sain ära demonstreerida selle, et tõesti AI toimib eesti keeles väga hästi, soravalt, erinevatel emotsioonidel, erinevate häälekiirustega ja seda saab rakendada erinevates stsenaariumites. Ja kui sul endal on ka huvi, võib-olla ühte hääleagenti rakendada oma enda ettevõttes, et inimtöötajad ei peaks nende korduvate kippuvate kõnedega pidevalt ise tegelema, siis hea meelega aitame teil selle teema üle vaadata ja vaatame, kas me päriselt ka saame seda asja automatiseerida, sest et see ei ole mitte kõigi jaoks, kõik ei saa sellega teha, aga on teatud asjad, mida saab teha ja neid asju me teeme hästi. Vot, aitäh tähelepanu eest ja ilusat päeva jätku!